Täna on reede, 6. november ja meil on siia ette sattunud sellised vägevad räpparid kohast nimega Põhja-Tallinn, mis on võtnud oma nime ühe laheda bändi järgi. Aga mitte niisama ei tulnud me siia lobisema, vaid Põhja-Tallinn on nüüd nädalaga teinud kaks suurt tegu ära. Esiteks nii täna kui homme esitlete te plaati, lisaks sellele tuli ka eile teade, et pääsesite edasi Eesti Laulu eelvoorust. Räägime kõigepealt sellest plaadist. Plaadi nimi Regeneratsioon. Millest selline nimi üldse tulnud on? No, põhimõtteliselt nagu kõik teavad, siis bändis on toimunud teatud muutuseid siin aja jooksul ja kuna me sisuliselt kahe uue vanamehega siis tegime selle asja nagu uuesti selliseks, nagu ta kunagi võib-olla alguses oli, siis et põhimõtteliselt see ongi selline nagu uuesti sünd või taastekkimine. Siin on ikka paus on ka vahel olnud, et ja 2 aastat pole nagu mingit muusikat uut teinud eriti ja vanad liikmed läksid oma rada ja siis oligi variant, kas bändi teha edasi või tulid veel vanemad tagasi. Või tulevad veel vanemad tagasi ja teeme bändi või siis läheme laiali, aga see laiali minek ei tundunud nagu väga õige idee ja siis otsustasime jätkata. No jah, et see pole nüüd väga suur uudis, et teil on toimunud koosseisu vahetus ja et kui te nüüd mainite ära, et liiguta võib-olla heliliselt sellise algusaastate poole, et mõni inimene ei ole võib-olla seda vana Põhja-Tallinnat kuulnudki, mis sõnadega te iseloomustaksid seda kõla, mis siis siit plaadi pealt kõlama hakkab? Ma arvan, et see on niisugune siin nii erinevad lood peal. Emotsioon on võib-olla hästi suur selles plaadis, et kõikides lugudes on niisugune mõtestatud väga tugev emotsioon sees, et rohkem on võib-olla rõhku antud seekord just lüürilisele poolele ja sellele, et lugudes oleks niisugune läbimõte, mis kajastuks siis kindlalt sõnumit, et kuna siin on hästi palju erinevaid lugusi, just nimelt, et ei jookse nagu, et paned mängima, siis plaadi lõpuks on kõik ühtne mass, vaid pigem on niisuguseid hästi erineva kõlaga ja erineva mõttega lugusid, et see võib-olla see on see, mis kunagi sai ka hästi palju tehtud, et võib-olla ka see Aspered Astra oli veel sinna malli plaat, et maailm meid saadab oli vähe niisugune turvalisem ja vähe niisugune pehmem võib-olla, kui nii võib öelda. Kui mõttekas üldse tänapäeval plaati sellisel füüsilisel kujul välja on anda selles suhtes, et päris paljud inimesed tarbivad juba muusikat digitaalselt? Ja mõtlesime, siin sai kuskil räägitud ka, et meil on niisugune lahe, et sa võtad ostad plaadi, siis siin on nagu raamat on ka kaasas, saad nagu 2 ühes. Raamatus on siis kirjas igast juttu, saad lugeda. See on nagu, sa ei pea lugusid, kui sa ei viitsi lugusid kuulata või sul ei ole CD-mängijat, mõnel ei ole tänapäeval CD-mängijat enam paraku, siis võtad lihtsalt raamatu ja siis loed need lood läbi nagu. See on ka omamoodi tegevus. Ajaviide näiteks, sõidad kuskil bussis, loed raamatut. Ja vaatad pilte? Tartusse sõidad näiteks. Ma arvan, et jõuad läbi lugeda selle raamatu. Ja vaat pilte. Väiksematel inimestel, kes lugeda ei oska, saavad pilte vaadata lihtsalt. Nagu pildiraamat. Ja need, kes lugeda oskavad, siis need saavad juba lugeda. Loed raamatu läbi ja juhuuna. Ja need, kes ei viitsi lugeda, need inimesed on jumala palju, kes ei viitsi lugeda. Et need ei pea nagu lugema, need saavad siis kuulata otse ketta pealt. Äkki kellelgi on vanakooli CD-mängija kaasas. Just, et viskab need suured klapid pähe. Selles mõttes see ongi mõte, miks on mõtet plaati välja lasta, et siis siin on nagu 2 ühes. Inimene saab ise valida, kumb talle nagu kasulikum on, kas raamat või plaat. Mõlemad võib-olla. Peab ikka laskma plaadi ka ju välja, muidu ei ole kollektsioon täiuslik. Füüsiline ese on, mida sa saad katsuda näppida, et see on ikka minu oma. Kas või selles mõttes juba, et paljudel inimestel ikkagi meeldib füüsilisel kujul ka see album. Et muidugi digitaalsel kujul on praegult see asi kõik mõttekam ja ilmselt toimib paremini, aga ikkagi paljud veel vanakooli mehed tahaksid ikkagi seda füüsilisel kujul käes hoida ja vaadata ja uurida ja puurida. Või kas või panna riiuli peale, et näem on olemas. No, räägime natukene Eesti Laulust ka, et teile tuli siis teavitus, et teie olete ka üks kollektiiv, kes siis pääses edasi Eesti Laulu eelvoorust, et
kas see uudis tuli üllatusena või mis üldse see esimene emotsioon oli, kui see teadaanne tuli? Uudis tuli väga suure üllatusena, vähemalt minu jaoks. No see oli vist kõigi jaoks pigem, jah. Me tulime just... Suu ja ammuli. Me tulime just bändiproovist ja siis sõitsime oma tuuribussiga ja siis iPadist mängis Ringvaate saade. Ja siis me mõtlesime, et huvitav, mis lood siis edasi said nagu. Et me suht väga ei olnud nagu selle mõttega üldse, et me saime või niimoodi, et... Ja siis üllatusena esimesena loeti kohe meie nimi, et siis nagu hetkel ei osanud mingit emotsiooni nagu välja pursata, et kuidagi nii kähku käis see. Siis loeti juba järgmisi nime ja siis nagu, mis just juhtus nagu. Aga ei tore, selles mõttes on, ma arvan, et just see on nagu tore, et ükskõik mis ka sealt edasi läheb, et see 238 loo seast nagu 20 hulka saada looga on, ma arvan, päris okei. Kas te olete selle nimekirjaga muidu lähemalt tutvunud ka, et äkki hakkas silma, et keda te kõige suuremaks konkurendiks sellel aastal endale just peate? Ma ei tea, meil ei ole konkurente selles mõttes, pole kunagi olnudki. Aga ma ei tea, ma arvan, et kes seal ilmselt nagu väga kõrgele jõuab, on kindlasti Lõhmus, et ta on ju iga aasta oma lugudega suht tipus olnud, et see on kuidagi lihtsalt, vist Eestis käib niimoodi see asi. Et tal on need asjad selged, kuidas õiget Eurovisiooni lugu kirjutada. No eks aasta otsa kirjutada, siis laseb. Ma ütlen nii ka, et ega me nagu ei, selles mõttes see on nagu täiesti albumi lugu siin ja me ei kirjutanud selle mõttega seda lugu, et me läheme sellega Eesti Laulule, vaid me lihtsalt üks päev võtsime mingi mõtte tekkis, et kas me lähme ka saadame midagi ja siis võtsime selle albumi kätte ja siin on nagu need pikkused, loo pikkused on peal. Ja siis oli ainukene lugu, mis oli 3.05 nagu, siis me sealt saime 4 sekki ära lõigata. Teised nagu kuidagi, siis oleks pidanud salme hakkama maha võtma juba. Et siis ma mõtlesin, et siis vist see lugu on see, mis peaks ainuke sobib lugu pikkuselt ja läks. Ja siis nii ta läks, lipsas kuidagi. Härra Mini siin käis, pani spiooni, nii et kõikidest kaameratest ja fotoaparaatidest mööda, et keegi isegi teadnud, me viisime selle loo siin. Et nii läks. No, väga hea ninja töö, aga kuulge mehed, suur tänu, et te tulite veidike meiega täna rääkima, et inimesed, kes siis tahavad tulla plaadiesituskontsert kuulama täna õhtul Rakveres Mjaus ja homme siis Rock Cafe's tulemas sükene suurem pealinna kontsert nii-öelda. Aga minu poolt, ja järgmine nädal ka, kus kandis teil järgmine nädal on veel? Laupäeval on Pärnus ja... Reedel oli Võrus vist. Mis see ka ei tea. Aga Põhja-Tallinna lehel on üleval. Jah, just saab. Kõik info. Kellel on huvi üle Eesti. Kus, mis ja kuidas ja kui palju. Suht käime ära üle Eesti ikkagi. Selge, aga siis jääme ootama suuri saavutusi Eesti Laulu konkursil ja ka head plaadimüüki. Kuna me kile võtsime maha, siis see on rikutud kaup, et siis ma kingin selle elu 24 toimetusele. Oi, suur tänu.